Vaid niimoodi Järvakandi tupiku spordirada, vaid niimoodi käib see hooldamine. Siin on hakkehunnik ja pannakse peale, pannakse jooksurajale peale. Laugaasel päeval mehed kõik omast vabast ajast teevad niimoodi tööd. Aga mis on suur point? Suur point on see, et seal taamal seal oli suur hakkehunnik. Ja see hakkehunnik oli mõeldud selle pärast, mitte hakke, vaid oksahunnik, mis oli mõeldud selle jaoks, et see hakitakse ära ja hakke läheb ka sinna raja peale. Aga nüüd, mis selgub? Nüüd selgub, et keegi on selle hakkehunniku pihta pannud. Ära hakkinud, ära viinud ja jätnud oksarisu sinna maha ka veel. Aga point on see, et see on sõna otses mõttes ära varastatud. Vot niimoodi on see asi. Nii et olgu see siis siuke väike esimene TV-värk siin. Vot niimoodi see töö käib. Kõik on omast vabast ajast omade vahenditega. Ja niimoodi seda spordirada siin korras hoitakse. Ja ma kuulsin, et siin on veel palju pättust tehtud. Ma lähen kohe kaema seda teed pidi siit edasi sinna taha poole. No näete, kui vahvaid asju siin on raja ääres. Ei teagi, mis selle kujukese nimi on. Kuskil ma nägin, kuskil peaks see kirjas ka olema, mis selle kujukese nimi on. Aga nii palju ma tean, et selle on teinud kindral Herem. Tema on siin kõik need kujukesed teinud, aga ma siin käisingi idee välja, et siin võiks teha mingisuguse konkursivõistluse, et kuskil mingid siuksed puujändrikud või kuivad metsapuud. Et siin kõrval üks kasvab, sedasi suur ka maha võtta, siuke uhke känd jätta järgi ja siis teha mingisugune vahva konkurss, kus Eesti need puidukuju tegijad tulevad oma saagidega kohale ja siis teha nagu väike võistluse moment, kes teeb mingi ägedama kuju. Mingi aeg ette anda ja a la mingi 4-5 tundi ja siis siin pärast saab nagu mingi žürii tuleks ja hindaks ja siis olekski niimoodi näha. Et lähme vaatame nüüd seda, mis pättus siin veel tehti, siis siin olla tehtud mingit pättust. Näete, kus hundist räägid, seal hunt on kohe, kindral Herem siin, mul on sulle üks küsimus, vabandust. Vaata, ma sain aru, et sina oled need puukujud teinud on ja? Ja. Nii, näiteks see sama, mis siin on, mis selle nimi on ka mingi või? Urr on, see on urr. Vaat ma praegu selle kuju rääkisin just ühe siukese idee, mis mul pähe tuli. Nii. Et äkki võtate ette, et kuulutate mingisuguse konkurssi mõnikord välja, vaata, ma ei tea, kas need tehakse kuivast puust või kuidas, et lõikate seal kõrva ka näiteks üks kuivand kasvab, lõikate kännu ära ja üle Eesti kutsute kokku need, kes siukseid kujusid teevad ja mingi 4-5. Järvakandis olid paar korda need puupäevad ka. No aga võiks nüüd teha kevadel ka, oleks mõtle kui vahva. Siin neid kuivupuid on, siis tuleks luba saada nendest midagi teha. Ei, ma mõtlen, aga see oleks ju vahva, kui see raja äärde niimoodi teha juurde neid veel. Aga nagu siuke konkursivärk, et saaks mingid auhinnakest anda, ma hakkan raha koguma, paneks ühe auhinna. Ja mõte, võib-olla tulekski teha. Ei, ma mõtlen, et ma idee mõttes ma nagu tahangi. See siin konkreetselt tuleb praegu Järvakandi TV jaoks. Ma tahan siukse asja käima tõmmata, et on Järvakandi TV. Okay. Nii et siis on üks nagu uhke värk on ju. Siin raja ääres seal pool on veel üks kuivupuid, mis tuleks maha võtta. Jah, aga jätta siuke känd. Siin kõrval on ka praegu piisavalt äge, ma ei tea ise, kuidas neid teha, et mis seisus ta peab olema, vaata võib-olla. Mida toorem ta on, seda parem. Vaat niimoodi, vaadake, kui põneva intervjuu klipi ma sain ja vaadake, mis siin nüüd veel on. Näete, siin on väga vahva diskgolfirada, näete, siin on siuke vinge viskamise koht ja see teine koht on seal väga kaugel. Sinna me kohe kõnnime. Ja vaat, millest teema tuleb, vaadake ilus kuusekk siin on ja siin on kuidagi niimoodi, mis on vallamaa ja siis tuleb nagu riigi RMK maa on ju. Ja vaat siis ma teile näitan, mis natukene on siukest pättust, sigadust tehtud, ütleme niimoodi. Ja vaat see on see sigadus, mis tehtud on. Kuusekk tuleb. Ja siis RMK on tulnud siia ja jõhkralt kõike selle maha võtnud. Ma saan niimoodi aru, et muidu on küll nende maa, aga nende maa vist natuke sealt kaugemalt hakkab pihta, aga siin on hooga pandud. Kas GPS midagi on valetanud või okei, isegi kui see on siit nende maa, siis on see täiesti mõttetu. Miks seda äkki maha võtta? Siin on ilus allee, vähemalt siia spordi rajati. See on, ütleme, terviserada. Ja siin see alleena niimoodi ees
on nagu väga okei. Aga lihtsalt lambist tulla võtma, sest fakt on see kuuseeks on siia istutatud, see ei ole see kunstlikult või niimoodi ise tekkeline. Aga niimoodi lambist tullakse, võetakse maha ja seda enam, et okei, kui väga vaja võtta oli, tulete siis saagidega. Mitte siin inimesed näevad vaeva, teevad see jooksuraja värgi-särgi, siis te tulete oma traktoriga, teete see siuksed jäljed ja rõvedad asjad sisse. Mina ei tea, võib-olla see on okei. Aga minule kui siin Järvakandis elanikule, minu jaoks ei ole see okei. Minule siuke asi ei meeldi. Sellepärast, et seda enam, kui on riigifirma nagu, siis ta peaks ka nagu hea peremehelikult suhtuma ja võtma seda asja inimlikust seisukohast. Ei saa niimoodi, et tehakse, keertakse mingi pass kokku, nagu siin on, no vaadake nüüd, see on ju jama. Nii et mina arvan, et vallavalitsus peaks siinkohal saatma välja nagu noodi RMK-le. RMK-d ilusad toredad oma matka asju, radasid ja värke küll seal hoiavad kõike korras ja siis käsevad inimestel ka, et hoidke seal korras, ärge prügi maha pange ja värki. Aga no mida nemad teevad? Siin näiteks. See on nüüd raudselt nende maa. Tulid, võtsid, raadasid nii-öelda, on ju. Aga see on igatepidi on see jama. Võib-olla see on seotud mingi Rail Balticuga mingi asi, siia tahetakse mingit teed teha või midagi, on okei, kui teed teevad, see on teine asi. Siis ma saan aru. Aga tegelikult on ju tänapäeval tehnika olemas, et millega saab kännud ilusti maaga tasaks freesida. Ei pea jääma siuksed jurakad püsti. Kuumaastik siuke nagu tankitõrjekraavid. No milleks? RMK-d ja oletegi see, et te peate tegema kõik näidis, eeskujulikult. Mitte nii, nagu te siin teete, tead. See on ju jama. Sest näete, see spordirada siit tuleb, see jooksurada, suusarada talvel tuleb, siit keerab siia ära, plõks, läheb tagasi, nii et nii see ongi. Näete, siin on diskgolfi, see värk, et siin on puud ka maha jäetud veel. Eks nendel tullakse järgi, aga järgi tullakse, siis tullakse ka suure traktoriga, tehakse veel rohkem neid kraave ja värke sisse, ongi jama. Ja võib-olla veel päris jama see, et lõhuvad siin meie diskgolfi ketikorvi ka ära. Niimoodi, et nii ei tehta neid asju, olgem ausad. Ja vaadake nüüd just siit poolt vaadates, et siit on ekk ära võetud, seal on ekk ja vaadake, seal kus see kuusekk on, sealt poolt on nagu tunduvalt ilusam, siuke ongi nagu siuke eraldatud allee ja värk, aga nüüd on mingi inetu võsa näeb kõrval välja. Eks see ei ole ilus, see ei ole okei. Et meile osatakse lõigata ainult niimoodi, et ainult lageraiet. Ei osata teha niimoodi, et tööd ei ole praegu, inimestel tuletegi saagidega metsa ja võtategi ühe kaupa välja, see, mida on vaja võtta, mitte pea kõike maha võtma. See on ikka päris jama. No näete, siin on edemi tehtud veel öökulli onu. Näete, vaadake, siin on mingi metsamana vist. Ma ei tea, mis tema nimi on, aga näete, siukene. Siin saab jalga puhata, kes jooksmise all ära väsib. Saab head vaimu endale sisse võtta ja nii ta läheb. Niimoodi, et diskgolfi huvilised, kes te üle Eesti olete, te saate siia Järvakanti tulla diskgolfi mängima. See on nii pikk rada, kui te selle raja läbi teete, siis te olete just nagu megamaratoni läbi teinud. Siin on mitme erineva pikkusega. Aga ma ütlen teile, et väga kihvt, ma ei ole ise mänginud, ma endale ketta tossin. Aga ma ei ole jõudnud veel mängima. Aga iseenesest see on vägev, küll ma ka ükskord võtan ette ja proovin ära. Ja muidugi seda videot ma teen siis nagu ikka minul juhtub, see käib minuga kaasas, et ma kuskil video tegemise ajal keeran midagi käkki. Seekord keerasin ka käkki. Selles mõttes ma olen siin praegu teist korda nüüd. Et läksin koju siit enne, hakkasin kodus videot tegema ja siis vaatan, mul oli kaamera niimoodi käes, et see hetk, kui ma omast arust filmisin, siis oli pausi peal ja siis, kui ma niisama kõndisin, siis oli video peal, et siis telefon näitas ainult maapinda, niimoodi, et vahva. Aga tulge liituge Järvakandi TV-ga. Hakkame koos tegema TV-d, kus me räägime vallaelust ja valla probleemidest, valla üritustest, igast põnevatest asjadest. Sest praegu on täna jälle vedas mul. Ma sattusin peale, kuidas mehed siin teevad nagu laupäevakut. Täiesti endukad täis, mehed teevad oma kulude ja kirjadega. Ei anna keegi
ühtegi senti selle eest. Ja see on niisugune hea asi, kuidas hoitakse kogukonda elus ja antakse võimalusi, et sportimiseks. Ma ütlen, mina olen lubanud, et ma hakkan ka sporti tegema. Täna ma käisin juba kõndimas, tegin 6 kilomeetrit kõndimist. Tänu sellele, et naine endukat oli, ma olin ise mõtlenud sõidus, et ma hakkan ka kõndima. See nädal aga ettevõtmist ei olnud, aga naine vedas mind välja hommikul. Võt niimoodi. Mehed silusid rajal, need lohkuskohad pandi haket sinna maha jooksurajale ja siin need kuivanud puud, mis on maha kukkunud, tassitakse traktoriga Estera ja kõik on ilus tore. Niimoodi käib see elu. Aga minuga ikka juhtub. Ja vaadake, siin on ka nüüd see teisel pool, mis tagasi tee läheb, discgolfi rada, et see discgolfi rada lähebki siit niimoodi, kus me kõndisime. Sinna seal on värk ja siis järjest keerab ümber, hakkab siit tagasi tulema ja niimoodi ilusa metsa vahel. Miks on hea? Hea on see, et siin ei ole tuult, mis nii väga segab. On mõned kohad, kus vätuke tuult võib olla, aga muus mõttes on jumal okei. Nii et discgolfi mehed, mõelge selle peale. Ja nagu me teada saime, siis see on urr. Ja vaadake nüüd, kui ilusti on pandud see laskumine, ilusti lohud ära täidetud, et hea sile oleks. Ja talvel tulevad siia suusarajad peale. Ja siis on siin väga vahva suusatada. Ja ma ütlen teile saladuskatte all, siin Järvakandis, siin on talvel peaaegu iga talv on lund niimoodi, et need suusarajad on lume all terve talve. Vaat siuke kaval asi on meil siin. Ja minul on oma teooria, miks meil siin lund on. Teooria on tänu selle, et meil klaasivabrik siin on. Et siis, kui väljas külm on, klaasivabrik töötab 24/7, ja korstnast läheb kuum õhk ülesse, üleval on jahe, tekivad seal lumehelbed, need sajavad siia samma kõrvale maha ja siis meil ongi siin lund. Sõidad Järvakandist natuke maad Pärnu poole ja siis on tihti lugu niimoodi, et seal on maa täitsa paljas ja ei olegi kaugele vaja minna, umbes 10 kilti siit kerguni ära ja ongi kõik. No võt, selline väike Järvakandi TV saateke tuligi. Et see on teil, näete siin kaadrist tuttav koht juba. Ja vaadake, kui vahva, vaadake, kui ilus on. Niimoodi on väga, väga vinge. Eks ju. Nii et jagage seda videot ja kutsuge sõpru kõiki tellima seda lehte. Siis on äge, siis see Järvakandi TV leht peab ühelt maalt tööle minema normaalselt. Ma ütlen päris ausalt, et ma pole sellega praegu väga tõsiselt tegelenud, jõudu mööda, näitan, et ikkagi mingid videosid tuleb, aga ma ootan väga, et oleks kaastöölisi. Et me saame ju igast erinevaid teemasid teha. Ma nagu siin kõige esimeses videos ütlesin, et noored siin saavad teha oma kokkamistest ja asjadest ja vanaemadest ja vanaisadest ja siis saame neid üles panna ja siis ongi vahva, siis meil on oma televissori värk, ütleme niimoodi. Aga aitäh, et vaatasite, pange pöial, tellige kinda peale see kanal ja siis, kes vaatab, ütleme mul selle teisele pealt, alagrupist Järvakandi, siis teie ka külastage kinda peale, leidke YouTube'ist ülesse, et Järvakandi TV ja vaadake seal ka ja too kanal tellige kohe kinda peale ja pöial kinda peale. Siis seal on praegu tellijaid vähe ja see on alles avatud kanal. Ma alles tegin ju selle natuke aega tagasi, aga kena sügist, nagu öeldakse.
ja oota korra.